Head Eesti Pensionäride Liidu veebi-tv vaatajad. Täna on meie külaliseks Sirje Potisepp Toiduliidust. Ja tervist minu poolt ka kõigile ja aitäh kutsumast. Jah, tore said tulla. Täna hommikul andis intervjuu Vikerraadios Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp, kus ta rääkis ka muu hulgas Eesti konkurentsivõimest ja tõi välja niisuguse info, et Lausanne'i juhtimise arendamise instituudi edetabelis on Eesti majanduse seisundi kohaselt 69 riigi hulgas 57. kohal. Et meist tahapoole jäävad kuskil Botswana ja ma ei tea veel midagi, mõned riigid. Ja siis teised Balti riigid on selles edetabelis tõusnud, aga meie ei ole tõusnud. Kuidas te hindate selle informatsiooni taustal siis Eesti toidutööstuse konkurentsivõimet? No jaa, eks see olenebki alati ka sellest on ju, kuidas vaatad, et positiivne on see, et me ei ole kõige viimased, et keegi meist on veel halvemas konkurentsi. Ei no antud juhul oli tegemist, eks ole, terve majanduse seisundiga. Ei, absoluutselt. Et meie tunnetame seda nagu ülihästi. Kõike seda, mis on toimunud, kuidas meie sektor on alates siis Covidist läbi käinud väga mitmed kriisid. Tõepoolest siis tervisekriis, siis hübriidkriis, siis energiakriis, siis algas sõda ja sõda on võib-olla mõjutanud meie sektorit. Kui Covidist tulime väga kenasti välja ja suutsime Eesti rahvast toiduga väga ilusti varustada ja muuseas ma tuletan ka meelde, mis kipub alati meelest ära minema, et kõik hinnatõusud jäävad hästi meelde, aga mitte ükski hinnalangus, nii et Covidi ajal oli siiski ka toiduainetel hinnalangus. Aga selle me oleme juba ammu unustanud, sellepärast et tõsi on see, et 5 aasta jooksul on Eestis toiduhinnad tõusnud 50% ja see on väga suur murekoht nii tarbijatele ehk eelkõige meile kõigile ja kindlasti ka toidutööstustele, sellepärast et praegu me väga selgelt näeme ikkagi, et ostetakse hinda. Muuseas, ma teen kohe vahelepõike ja ütlen ära selle, mida ma ei tohiks unustada ja tahangi öelda just nimelt vanemaealistele pensionäridele, eakamatele suur tänu selle eest, et Eesti toitu austate ja uuringute järgi muuseas vanusegrupp eakamad inimesed on kõige suuremad Eesti toidu fännid, nii et suur tänu meile ja teile meie poolt. See on nüüd öeldud, aga jah, mis puutub konkurentsivõimesse, siis tõepoolest Eesti oma maksupoliitikaga ise on inflatsiooni kerinud päris olulisel määral. Me saame aru, miks seda on vaja, sest tõepoolest sellise vabaduse hoidmine on võib-olla ka hapramaks muutunud kui kunagi varem, kui me mäletame või vähemasti mina mäletan. Aga on ju ka teistel ikkagi sarnane olukord olnud ja Eesti on teinud siin väga radikaalseid maksutõuse, Eesti on inimesi maksustanud, Eesti on ettevõtteid maksustanud just nimelt tootmissisendite poolest, et kui me võtame viimased uudisedki ju alates 1. maist aktsiisitõusud bensiinile, elektrile ja tundub, et see elektri teema ei kaogi nagu laualt ära, et kui mingitki leevendust ei tule, no siis Elering kindlasti tõstab jälle mingid võrgutasusid või midagi, et need uudised, igapäevased sellised negatiivsed uudised erinevate hindade tõusust on ikkagi viinud inimesed sellisesse olukorda, kus inimesed tunnevad ennast äärmiselt ebastabiilselt, seda on välja toodud, aga Eesti toidutööstus sõltub väga palju ju ja peaaegu ainult tarbijate valikutest. Eesti toidutööstuse edu ehk et kui me valime teadlikult Eesti tooteid, siis meie toidutootjad jäävad ellu, kui me ei tee seda, siis me ei jää ellu. Aga mis kõvasti mõjutab lisaks kogu ebastabiilsele majanduskeskkonnale, ümbrusele meie ümber iga päev ja tõesti vahepeal ärkasime üles ju iga hommikuste negatiivsete uudistega, et mis makse nüüd veel siis hakatakse tõstma. Et noh, kui visata nalja ka, siis ma ütlengi, et ka mina olin olukorras, kus ma enne magama jäämist vaatasin peale uudiseid, vaatasin õudusfilme, et maha rahuneda ja püüda kuidagi öösel normaalselt magada. Et selline olukord praegu on natukene siiski paremaks läinud, aga kõik see, mis on Eesti toidutööstustes juba olnud ja tehtud, need otsused ongi tehtud ja need otsused on mõjutanud meie sektorit olulisel määral. Me kaotame kohti
siseturul ehk et Eestis poeriiulitel ja ütlengi ja julgengi öelda täiesti täna juba seda, et ärge minge Rimisse enam. Rimi viskab massiliselt Eesti tooteid sortimendist välja just nimelt praegu ja asendab need maailmas ei tea kelle poolt ja kust toodetud, aga pisut odavamate toodetega. Ja kindlasti on mõjutanud ka meie ekspordilepinguid ehk et meie suuremad ettevõtted, meie keskmised ettevõtted, kelle jaoks Eesti turg on oma 1,3 miljoni inimesega nii imeväike, et on vaja lihtsalt eksportida, et hoida ettevõtteid tööl, et säilitada töökohti. Ka siit maksud laekuvad ju Eesti riigieelarvesse kõige rohkem. Et see kõik on ju positiivne, aga see ei ole kindlasti olnud kerge. Et mina võtaksin kokku selle Konjunktuuriinstituudi ütlemise nii, et hea, et pole veel halvemini läinud. Ja siit on ju võimalik ainult tõusta ja me ise ka ootame selliseid nagu kas või nõks positiivsemaid uudiseid ja positiivsemat arengut. Aga seda on praegu veel natukene vara prognoosida, sest isegi ilm ei soosi meid sellel aastal. Et kui täna ja kui üleeile oli väga ilus ilm ja tõesti Eestimaale saabus suvi, siis täna on jälle kõik teistmoodi. Aga see mõjutab näiteks joogitootjaid, jäätisemüüjaid, et ja grillijaid muidugi, eestlased on grillirahvas, nii et hoiame pöialt, et jaanipäeval vähemasti ei saja. Jah, no ma mäletan jaanipäeval ma olen olnud ka nõukogude ajal vist puhvaikaga, nii et see ei ole ka mingi ime. Aga liikudes meie teemal edasi, põllumajandus ja toidutööstus annab ekspordist 8%. Kas valitsus osutab ka siis sellele sektorile piisavat tähelepanu? Meil on ju kaubavahetuses suur puudujääk, eks ole. Meil on 12 aasta suurim tööpuudus. Kas see annab tunda ka toidutööstuses? Ja võib küll nii öelda, et meie sektori jaoks on eksport eriti tähtis. Meie ehk et siis toidutööstuste pool ekspordib üle 35% juba oma kogutoodangust. Eksporditakse üle maailma ja statistiliselt üle 100 riigi, et see on ikkagi nagu väga-väga hea tulemus. Mida me tunnetame on see, et siinkohal on isegi põhjust natukene riiki kiita, nii öelda. Et vähemasti leidsime ühe koha üles, et läbi siis EISI, mis on siis spetsiaalne organisatsioon, kelle üheks tööülesandeks ongi Eesti ettevõtete ekspordi võimekuse kasv ja eksporditurgudele turgude avamine. Ja ka Toiduliit teeb ise väga palju Eesti toidutööstuste ekspordi toetamiseks. Näiteks välismessid on kõige esimene koht, kuhu ja mida ettevõtted tahavad ja kuhu minnakse, et kus saadakse uusi kontakte. Ja siinkohal ma ütlen ausalt, et meie sektoril on väga hea olukord. Ja just eile oli meil EISiga uue peadirektoriga Ursel Venseliga kohtumine ja meil olid väga selged sõnumid, et palun ärge näppige neid tegevusi ja neid kohti, mis töötavad ja mida ettevõtted välja toovad. Ehk et eelkõige tõesti ekspordi toetamine. Mingil juhul, kui me räägime kärbetest, siis kuidas kärpeid tehakseks? Kärpeid kiputakse ikka tegema sealt, kus oleks kõige valusam. Eks vaadake, mis praegu toimub ministeeriumites. Ametnikke lahti ei lasta. Ja kui lastakse, siis teistel tõstetakse selle võrra palkasid. See on ka selline varjatud palgatõus avalikus sektoris, millest muuseas ei räägita, aga mis on massiline. Ja hea oleks rahandusministril ka seda teada. Aga võib-olla ta teab. Aga siit edasi minnes siis võibki tuua välja ka seda, et eksporditegevuste osas on meie sektoril tõesti päris hästi, aga kui tehakse kõik eeltöö ära turgude avamisel, näiteks kõrgetasemelised visiidid alates presidendist ja lõpetades, ma ei tea, ministritega, siis siinkohal ma tõesti tahan öelda meie presidendile ja meie presidendi paarile suur tänu, et see aktiivsus, mis on nagu meie presidendilt praegu suunatuna nii Eestisse
kuidas ta käib nii palju rahva seas ja püüab seda rahvast jälle liita ja kuidagi nagu positiivsust tuua, et see on tore, aga välisturgudele minekul on see äärmiselt vajalik. Et kui tuleb presidendi kõrgetasemeline delegatsioon, siis ka teiselt poolt on vastas, eks ole, presidendi tase. Kui tuleb peaministri tase, on ka teiselt poolt vastas peaminister ja nii ta läheb. Nii et selles suhtes on meil päris hästi, et ei saa kurta, aga mis on probleemiks ongi see, et meie tööstuste toodangu omahind satub järjest rohkem löögi alla. Ehk et täpselt sellel samal põhjusel, et meil on tootmiskulud oluliselt suurenenud, meil on tegevuskulud oluliselt suurenenud ja lõpuks on ka ju riigi maksupoliitika kõike seda tegemas ja mis on kõige suurem mure, ma panen ka selle kohe laua peale meie sektorile, et toidutööstus on energiamahukas sektor. Ja mis ootused meil on, mitte ühtegi koosolekut, mitte ühtegi nõupidamist, mitte ühtegi ümarlauda ei ole ilma teemata, mis pannakse laua peale energiahinnad lähitulevikus. Meil ei ole mitte ühtegi kindlust, et need energiahinnad kunagi veel konkurentsivõimeliseks muutuksid ja meil ei ole ka vabandust siiani riigi pikka plaani, kuidas näiteks elektri hind tulevikus võiks ja millisel tasemel ta võiks olla. Nii et sellised ootused meil on endiselt riigi poolt üleval ja täpsustuseks veel, et üle-eelmise nädala info statistikast on põllumajandustootjate ja toidutööstuste eksport, kogu riigi ekspordist on tervelt isegi 14%. Aga põllumajandustoodangu puhul muidugi, mis on ühtpidi positiivne, aga mida ei loeta väga positiivseks on see, et põllumajanduspoolelt me ekspordime väärindamata teravilja ja tegelikult müüme ka endiselt suures mahus toorpiima Eestist välja. Et tegelikult võiks selle ära väärindada siin, jätta see raha siia ja siis püüda eksportida. No jah, vaat see piimaasi, see on nii saatanast rohepöörde kontekstis võib öelda. Aga toidutööstus annab siiski 13% töötleva tööstuse lisandväärtusest. Et mis ime see siis nüüd on? Kas tõesti Eesti toidutööstus on tehnoloogiliselt nii kõrgel tasemel, et see võimaldab niisuguse efektiivsusega toota? Jah, nii ja naa. Õige vastus on nii ja naa. Mida juba Euroopa Liidu erinevad sellised raportid on välja toonud, on pigem niipidi, et meil on põllumajandustootjad väga heal tasemel. Ja miks? Sellepärast, et põllumajandustootjatele teatavasti on minu andmetel ligi 100 erinevat toetusmeedet Euroopa Liidust. Ärme räägime üldsummast, mis jääb, me teame, ta on madalam kui teistel, aga need toetused on olemas ja need toetused on võimaldanud põllumajandustootjatel käia ajaga kaasas ja juba, issa ma ei mäleta, ma olen nii kauaga olnud, ma pakun, et mingi 6 aastat, miinimum aastat tagasi, kui toodi välja, et Eesti põllumajandus on väga heal tasemel, aga toidutööstus vajab järeleaitamist. Mis siis peale seda muutunud on? Mitte midagi ei ole muutunud. Ehk et toidutööstus ise peab ikka ise kõigepealt enda eest muretsema. Investeeringuid suurendatud ei ole. Praegu näiteks ootame ühte ainust investeeringumeetme avamist 1,5 aastat. Ühte ainsat. Me teame ja mina tean, et meil väga paljud tööstused ootavad, et nad saaksid investeeringuid teha uusi. Samas tuleb peale rohepöördega seoses erinevaid keskkonnanõudeid, mis kõik vajavad investeeringuid. Ja meil ei ole isegi ei Eestis ega Brüsseli tasemel inimest, kes täpselt ütleks, mida siis meie ettevõtetelt oodatakse, kui palju see kõik maksma läheb ja kas ettevõtted suudavad selle kinni maksta. Aga ettevõtted kannavad ju oma investeeringut kuhu? Lõpphinda. Ja meie kõik ehk siis tarbijad peavad selle kinni maksma. Ja mitte keegi ei tea, mitmekümned miljardid need lõpuks on. Et see on see teema, mis rohe teemade puhul nagu väga häirib. Et meil ei ole praktiliselt ühtegi mõjuanalüüsi, meil on ainult rohelipp püsti, me käime Brüsselis, me kinnitame kõik ära, mida meile laua peale pannakse. Aga siit jällegi, mis ei ole normaalne, tegelikult peaks olema ikkagi ülevaade, mida üks või teine tegevus siis meie tööstustele tähendab ja sellist ülevaadet ei ole mitte kellelgi kahjuks.
meie tööstused on valmis tegema, aga nad vajavad aega ja nad vajavad kindlasti ka riigilt toetust. Et meie tööstused ei ole võimelised üksi tegema sadades miljonites investeeringuid. Lihtsalt ei ole võimalik. Ja loomulikult mõjutab see lõpphinda, et minu meelest, mida nagu rohepöörde varjus või rohepöörde, ma ei tea, isegi mitte varjus, vaid rohepöörde teemade puhul täiesti eiratakse, on see sama meie kui lõpptarbijate pool. Me teame seda uuringu järgi, et Eesti inimesed ei hooli eriti rohepöördest, eriti praegusel hetkel, kui lihtsalt ka toidu osas vaadatakse ainult hinda. Ehk et elamine Eestis on läinud väga kiiresti ja väga järsult kallimaks ja meil on väga palju inimesi, kes lihtsalt on igapäevaselt täiesti hädas. No aga lähmegi siis tädi Maali juurde. 6. juunil saime teada, et hinnad on tõusnud 4,5%, sealhulgas toiduainete hinnad 7,1%. Kelle kapsaaeda me see kivikese siis nüüd viskame? Lähme Maali juurde ja eks mida kaugemale me Tallinnast läheme, et tädi Maalist on saanud ka selline võib-olla võrdkuju, et ei, kelle nimi on Maali, ärge üldse võtke seda isiklikult, see lihtsalt ongi selline näitlikustamise asi. Et ikkagi kelle kapsaaeda? Toidu hind kujuneb toidutarneahelas. Põllumajandustootja, toidutöötleja, kaubandus ja siis alles me näeme leti hinda poes ehk et meie tarbija hinda. Põllumajandustootjad praegu täpselt samamoodi küsivad kogu aeg ja survestavad toidutööstusi, kes on täpselt siin keskel, rohkem tooraine hinda, rohkem kõrgemat tooraine hinda, mis on ka arusaadav, sellepärast ka nende kulud kasvavad. Nii, siis on toidutööstus. Ehk et ühelt poolt põllumajandustootjad tahavad rohkem tooraine hinda, mis on ju tore, see annab neile, näiteks praegu piimatootjad on ise ju välja öelnud, et nad on rahul, nad saavad isegi mõne kopika tagavaraks endale koguda, mille eest omakorda jällegi teha investeeringuid. Nii, siis toidutööstused ongi. Põllumajandustootjad survestavad kallimat tooraine hinda maksma ja samas, kui tööstused tahavad selle hinnatõusu viia letile, siis kaubandusketid suruvad kogu aeg hindu maha. Ei lase tõsta, seal on omad reeglid, seal on omad lepingud, mis on ka normaalne, sest nemad ütlevad, et nemad seisavad ju tarbijate eest. No aga kas see on siis õige, et kaubanduse juurdehindlused ulatuvad üle 70%? Loomulikult see ei ole õige. Sinna ma tahtsingi jõuda. Vaatame nüüd kaubandusse sisse. Minu andmetel Eestis kaubanduskettide juurdehindlused on palju kõrgemad kui mujal Euroopa Liidu riikides. Ühtpidi tähendab see seda, et meil on väga väike turg. Ehk et meil ongi 1,3 miljonit inimest. Eelmine aasta vist oli -5000 vist läks ära ka veel Eestist. Aga ja kaubanduskettidel ju samamoodi ka kulud kasvavad, kui me võtame energia, tööjõukulud, nii palju kui nad saavad, ikka peavad palkasid tõstma ja nii edasi. Aga mida on välja toodud ja mida on korduvalt juba viimasel ajal just nimelt välja toodud, et Eestis on üle 85% jaekaubandusest kuulub 5+ jaeketile erinevale. Nad kõik omavahel meeletult konkureerivad, mis võiks ju viia hindu alla. Aga mis on minu jaoks nagu isegi kurb naljakas juba, et nagu Eesti inimese kõige suurem ellujäämise artikkel on kilepakendis piim, mida siis kõik müüvad 59 või 58 sendiga. Ehk et nad müüvad seda tõepoolest alla sisseostu hinna. Nad teevad seda oma kasumi arvelt. Laske käia, head kaupmehed, laske käia. Aga ärge unustage, et te tegelikult annate toote kohta ka täiesti nagu vale hinnakuvandi. Ja kui meil on liiter vett, on kohati poes kallim. Vee juurde me jõuame ka ilmselt, aga läheb võib-olla veel õnneks Eestis mitukümmend aastat aega. Siis ja kilepakendis joogipiim 2,5% on samas hinnas, siis päris õige see ei ole. Ja kui me vaatame veel rohkem sisse, mida on öeldud, et head kaupmehed, te muudkui ehitate kaubanduspindu juurde. Ja muuseas juurdehindlust on just jällegi viimasel ajal just nimelt tõstetud rohkem. Et kui varasemalt ja ennem Covidit näiteks oli see keskeltläbi 35%, siis peale seda hakkas see olema kuskil 40-45% ja nüüd me räägime 70 kuni isegi 250% mõne toodete osas. Et kaubanduspind on liiga palju, te muudkui ehitate juurde ja see loomulikult kasvatab teie kulusid.
aga võib-olla ei peaks. Inimesi ei tule juurde ja ühel hetkel Eesti inimesed ei ole lihtsalt võimelised seda kõike enam kinni maksma. Nii et ta hiljuti ühel konverentsil tõi ka üks KPMG analüütik välja ja ütles selge sõnumi, nii enam edasi ei saa. Aga muutusi ei ole, esiteks muutusi ei ole mugav teha ja teiseks igasuguste muutuste tegemine võtab aega. Et ma saan sellest aru, aga kuskilt maalt on see piir, kus Eesti inimesed enam ei ole võimelised taluma ka kaubanduse tohutuid juurdeindusi. Ja muidugi riigi käibemaks. Võtame selle, võtame järgmise, ehk et lõpliku hinna paneb siis paika riigi käibemaks. See on toiduainetel praegu Eestis 22% peale 1. juulit, mis algab kohe. Ja muuseas, nii nagu oli enne eelmist käibemaksu tõusu, on ka sellel korral jällegi osad ketid on käibemaksu 2% juba ette ära tõstnud ja me ei ole kindlad, et seda ei tehta uuesti peale 1. juulit. Just, ja siis me näeme jälle statistika andmeid, mida te just maha lugesite, et toiduainete hinnad on tõusnud. Nii et tegelikult mõelge, kui lihtne on ju. Teed nipsu ja lihtsalt tõstad hindu. Ilma ühegi põhjuseta, paned lihtsalt 2% juurde ja suurte käivete juures on need ikkagi väga suured summad, just nimelt. Ja meie maksame kõik selle kinni, sest mis variante meil siis on? No mida me siis sööma hakkame? Mõni aasta tagasi seadustati kilkide ja jahumargitikate ost ja müük Eestis. Ausalt öeldes mina oma elus ei ole ühtegi jahumardikat näinudki, ammuti ma olen maalt pärit poiss ja meil oli jahukott oli aidas küll. Aga no ikkagi. Aga teisest küljest jälle, kui vaatad teede äärdes, siis või lillesalatit on seal võimalik võtta lõpmatusegi. Et mis siis nüüd edasi saab siis? Te olete teinud ikka väga suure eeltöö ära ja ma ei küsinud küsimusi ka ette, aga jaa, tõepoolest tulevikus me peame arvestama sellega, et maailmas inimeste arv kasvab ja nende ärasöötmine saab olema väga suureks väljakutseks. Sellest on räägitud. Just nimelt nendest kiltidest ja jahuussidest ja nendest. Seal on ka väga konkreetsed muidugi üldse liigid, mis sobivad näiteks söögiks või söögi sisse, siis me räägime ikkagi valkudest. Ehk et putukavalku ja putukaid on tõesti toodud üheks selliseks näiteks, mis võiksid kunagi maailma päästa. No jälle, juba nali ju lahti. Edaspidi on väga lihtne, sõidate mootorrattaga, hoiate suu lahti ja rohkem süüa ei olegi vaja. Aga no nii lihtne see muidugi ei ole. Peab tunnistama seda, et uuend toit kui selline Euroopa Liidus on väga rangelt reguleeritud ja on üldse väga vähe tooteid ja väga vähe putukaliike, mida üldse võib söögiks kasutada. Aga juba esimesed sellised head näited on ka Eestis olemas. Mina olen neid proovinud, ma olen ka otse siis praetud nii-öelda kilke söönud. Ossa. Ja nii et ütleme niimoodi, et maitseelamust ma ei saanud. Et putukatel on tegelikult minu jaoks selline spetsiifiline maitse, mille ma tunnen kohe ära. Seda on võimatu kirjeldada. Ta on lihtsalt selline täiesti eriline. Et me käime ka välismessidel ja ikka ma proovin, loomulikult ma proovin. Ma proovin katseklaasi liha, ma proovin katseklaasi kala ja nad on teinud ikkagi väga suure arengu juba viimasel ajal. Et kui ennem oli, ilmselgelt sa said aru, et see ei ole õige. See ei ole õige liha, see ei ole õige kala, siis nüüd on. Ja putukatega on täpselt sama lugu, et me räägime ikkagi nagu valgust, et valku peab inimene saama ja kus on siis need alternatiivsed valguallikad loomsele valgule ehk siis piimale ja lihale, mille tootmine järjest jääb ka nõuete tõttu ju väiksemaks ja suunatakse siis taimsete peale, aga putukalised on üks variant. Kas meie silmad seda näevad? Mina loodan isiklikult, et ka mina elan nii ära, et ma ei pea putukaid hakkama sööma, aga kindlasti see on üks võimalus nendes riikides, kus on tõsiselt ikkagi näljahäda ja võib-olla see päästabki maailma. Aga see on vähemasti üks selline tulevikutrend, millest väga palju räägitakse. Aga Mihkel Silmer on öelnud, et inimene omastab taimevalku palju halvemini kui lihavalku. Nii et mis siis saab siis?
Mul ei ole ju 4 magu, eks ole. Ei ole kohe, ei ole kuskil, et ta veel kuskil seisab. Ja ei ole. Ja mul on ka au härra Mihkel Silmerit tunda ja temaga päris mitmeid aastaid koostööd teha. Nii et kui äkki ka Mihkel meid näeb või kuuleb, siis parimad tervitused ka Toiduliidu poolt. Ja Mihkel Silmer on üks nendest professionaalsetest toitumisteadlastest, keda ma väga austan. Ja minu teada ei ole ümber lükatud tervisliku toitumise 4 põhitõde, mida ka minu teada professor Silmer väga toetab. On siis mõõdukus ehk et söömegi pigem natukene vähem, aga tõesti kvaliteetsemalt. Ja mina olen mõelnud, et just praegu on see aeg käes ühtpidi, eks ole, kus raha ei olegi, aga vähemasti kui eelistame Eestimaid, siis võtamegi vähem, aga võtame nagu kindlaid asju. Kindlasti tasakaalustatus. See on see sama, et me peame saama valku, rasva, süsivesikuid, suhkruid. Suhkrust on tehtud ka teemon. Et suhkur ei ole saatanast, aga kindlasti peaks jälgima suhkru tarbimist. Mida vähem, seda parem. Aga päris ilma suhkruta ei tööta meie aju ega ei tööta ka meie vereringe nii-öelda. Siis mitmekesisus. Just nimelt, millest ka härra Silmer räägib, et me peaksime ikkagi sööma nii loomseid kui taimseid tooteid. Aga loomseid, tõsi, viimasel ajal ka eriti liha kohta öeldakse, et liha ikkagi nädalas, ütleme, et ma ei tea, päevas maksimum 100 grammi, aga me sööme üle ja me sööme tugevalt üle, sest me oleme harjunud ja liha on meie toidulaual ikkagi olnud väga aastasadu. No aga meie paras öötmes ikkagi tegelikult arvestades see suurt osa, kus me oleme ikka külma ilmaga seotud pool aastat. Et ma ei kujuta küll ette, et kuidas seda niimoodi lehe salati abil üle elada. Jällegi vastab tõele, aga ikkagi mõõdukus on siin lihatarbimisel ka, et sellest räägitakse tõepoolest viimasel ajal hästi palju. Aga liha on ju, ja liha ongi maitsev, olgem ausad, kaua sa seda rohelist sööd, ikka tahad mingi ampsuga peale. Aga tasuks jälgida, et seda on tõesti arstid ja toitumisteadlased välja toonud. Ja ka professor Silmer räägib lihakogustest, et ikka, aga mitte palju, et tuleks ka jälgida. No jah, aga missugused on siis toidutööstuse perspektiivid? Lojaalsus on kadumas, paremad pakkumised ja hind teevad ilma. Nüüd te jõudsite selle kõige valusama küsimuse juurde, et ega ongi raske, et praegu on toidutööstused küll, ütleme, et ka sellisest sõjamõjudest natukene võib-olla kosunud, sest kõige raskem oli ikkagi see hetk, kui sõjamõjudele ja nii-öelda, ei saa öelda tänu, pigem sõjamõjude tõttu tõusid ju toorainete hinnad ja toiduainete toorainete puhul on muuseas ka alati sellised inimesed olemas, kes meelega kohe hakkavad kruttima nagu hind üles, aga sul ei ole variante. Sa pead ostma. Kui tootmishinnad tõusid meeletu kiirusega ja meie toidutööstused ei saanud neid hinnatõuse viia lõpphindadesse. Nüüd oleme me teises positsioonis, et ühtpidi me oleme saanud nagu hinnatõusud viia lõpphindadesse, aga mis on jällegi teinud tarbija väga hinnatundlikuks ja tarbija ostabki vähem. Me näeme, et mahud langevad ja see on meie suur murekoht. Mis saab edasi peale 1. juulit? Ma ei tea. Kas käibemaksu alandamine oleks variant? On minu käest sageli küsitud. Jaa, oleks variant küll, aga mida me peame vaatama? Kui me alandame käibemaksu, siis riigieelarve kohaselt jääb meil osa, see käibemaksu langetamise osa jääb meil riigieelarvesse laekumata. Sest kõikide riikide eelnevad kogemused näitavad seda, et inimesed ei hakka ennast lõhki sööma ka jooma. Nad ostavad ikka, võib-olla natukene rohkem, mingid protsendid kindlasti ostetakse rohkem ja võib-olla ostetakse natukene nagu nii-öelda kallimaid tooteid. Aga me peame arvestama, et riigieelarvesse tekib miinus ja nüüd tekib küsimus, millega see miinus katta. Sest meil on ju kogu aeg raha vähe ju. Me tahame oma kaitsevõimet tugevdada, siis me tahame rohepöördega kaasa minna. See ongi küsitud, et kas me ikka suudame 2 asja. Ei, me ei suuda 2 asja. Et me peaks tegema rohepöördele täiesti realistliku plaani ja Eestis tänu Jumalale ei ole keskkonna ega loodusega mitte
mitte midagi eriti halvasti. Nii et ärme võrdleme ennast suurte tööstusriikidega ja see on kõige õudsam asi, mida poliitikud ja ametnikud teevad. Et meil ei ole põhjust olla teistega samas tempos. Tehku teised seda, mida Eesti on kas jätnud tegemata, mis on loodust säästnud või teinud ette juba ära. Aga noh, see meid ka enam ei päästa, sellepärast, et kui see valitsus püsib, siis rohepöördelt ei tõmmata mingit tempot maha, me näeme seda iga päev. Kas me oleme valmis ja kas Eesti inimesed on ära teeninud käibemaksu alandamisest uue toidumaksu? Mina ütlen, mitte mingil juhul. Või siis uue maksu. Kindlasti on veel võimalusi ju midagi maksustada. Noh, kui me võtame sotside poliitika, siis sotside maksustamise laegas on täiesti põhjatu. Et taheti ju teha suhkrumaksu valega. Nii, ehk et me peame arvestama, kui me kusagilt võtame midagi maha, siis on meid ootamas kas uus maks või uued maksud. Ja siis ma ei teagi, kas toetada käibemaksu alandamist, mis kindlasti raskustes peredele oleks suureks abiks. Või tugevdada sotsiaalsüsteemi ja ikkagi sihtida neid toetusi nii-öelda rohkem. Aga äkki katsuks seda majandust natuke kohendada mingil moel, toputada? Ja vastab tõele ja kui nüüd uus valitsus tuli selle majanduse konkurentsi ja üldse majanduse tõstmise kavaga, siis siin on ka natukene siiski positiivsed noote. Missugused on positiivsed nootid? No näiteks ikkagi majandusminister Keldol ikkagi silmad säravad, kui ta räägib ekspordistrateegiast, mis tuli päris hästi välja ja tal on vähemasti tahet. Ehk et muutunud on eelkõige retoorika. Et kui ennem ei pakkunud see nagu mitte kellelegi enam huvi, vaadake ise, kuidas te hakkama saate, virisete ka veel, mis teil viga on, meil on sõda ümber ringi, mida te tahate, siis praeguse valitsuse retoorika vähemasti on selline, et me püüame mõelda, kuidas ettevõtteid aidata. Ja noh, ütleme, et hea ja positiivne, aga poliitikud ju teavad, kuidas positiivseid asju teha, eriti enne valimisi, et tehti peaministri juurde halduskoormuse vähendamise töögrupp. Et ausalt, ka meie sektoril, meie ettevõtted peavad raporteerima F-gaasidest, mida nad kasutavad näiteks ladudes, ütleme külmikus. F-gaasid jooksevad meil külmikudes. Need tuleb loomulikult ümber vahetada, sest need on kohutavad CO2 allikad. No te näete, mis häälega ja mis kehakeelega ma seda räägin. Aga nii on. Ehk et jälle kõik tehnoloogiad välja vahetada nii kaua, kui sa seda ei tee, pead raporteerima Brüsselisse. Kuni siis ESG aruandeni. Oi, ESG, ma ei tea. 1300 rida ainult. Kuskilt ma kuulsin, keegi ettevõtte juht ütles, et nemad on, ma ei tea, ühe inimese spetsiaalselt tööle võtnud selle ESG jaoks ja siis veel 2-3 tükki abistavad. Ja, ehk et kogu see halduskoormus algab meil ju tegelikult Brüsselist. Ehk et meie ametnikud ja ka meie ministrid, nad käivad ju suurtes nõukogudes, peavad ikkagi tegema sõna otseses mõttes suu lahti ja hakkama oma ettevõtteid kaitsma nii, nagu seda teevad teised Euroopa Liidu riigid. Teised riigid kõik seisavad oma ettevõtete eest. Seisavad oma turgude eest ja minu meelest siin on meil ikkagi väga palju vajaka. No, kui me tuletame meelde turgude eest seismist, siis kes oli meil vabakaubanduse pioneer 90-ndate alguses? No, kes võilaod lahti tegi. Ja me võime ka nii mõelda, aga noh, ütleme, et Euroopa Liidu ikkagi selline vabaturg Euroopa Liidu piires on kindlasti aidanud meie kui just nimelt väikeriigi ettevõtteid. Seda ei saa salata. Aga tõesti, see tähendab ka seda, et ka meie nii-öelda piirid on kõikidele lahti võrdselt. Ehk et Euroopa Liitu astumisega on ikkagi olnud väga palju positiivset ja just nimelt on ka välja toodud seda, et just nimelt väiksemad riigid. Noh, kelle ettevõtted, ütleme, et meie suured ettevõtted võrreldes Euroopa Liiduga on nagu nii väikesed. Alguses meid ju toetati ka kõvasti. Et ei saa ära unustada ja me oleme ikkagi teistega ka nii-öelda ühes pundis, et praegu on see pundis olemine ka väga-väga oluline. No aga kuidas siis juhtus siuke asi, et Eesti parim toit on krevetid? Ja Eesti parim toit võib vabalt krevetid olla, kui see tehakse. Ja kohe selgitan, et Eesti parim toiduaine tõesti sellel aastal on krevetid
ja krevetid sellepärast, et krevette ju Pärnu ettevõte teeb, ta ise ilmselt nad püüavad või ostavad kusagil. No ostavad sisse, jah. Jah, et kalaga on ju üldse jälle, kalaga visatakse ka nalja, et kus sa tead, kus ta täpselt on läbi ujunud, on ju. Et panna ühte või teist päritolu. Et toote lõpppäritolu on see, kus talle antakse kõige suurem lisandväärtus. See on tegelikult, ütleme, seaduse järgi nii. Ja tõepoolest väike ettevõte siis, kes on just alles alustanud ja tänu sellele saanud väga suured tuule tiibade alla, et krevett võib vabalt olla. Kõigepealt võitis ta parima kalatoote tiitli meie tootekonkursil ja siis parimale toiduainele kandideerivad kõik hõbemärgid ja tema oli üks siis parim kalatoode ja tõepoolest ta võitis tänu sellele, et ta oli uudne, tal oli uudne pakend ja väga uudne paprika ja küüslaugu marinaad ja selline, ma arvan, et maitse kombinatsioon, et meie hindame siis eelmisel aastal turule toodud tooteid. Et ta on igal aastal nagu liigub. Et selles võtmes ma arvan, et on väga väärikas võitja, nii et ärge imestage, krevette kasvatatakse Eestis ka natukene, aga suurem osa muidugi püütakse mujalt, aga väärindatakse Eestis. Teevad seda eestlased, maksud jäävad siia, töökohad on Pärnus, ma võin teile kinnitada, nii et nautigem. No aga räägime siis toidujulgeoleku aasta raamatust. Seal on kirjutatud niisugune tekst. Kõigepealt number 1, pakkuda kvaliteetset ja taskukohast toitu ja ka samal leheküljel tagada kliima eesmärkide täitmine. Et kuidas see kokku nagu sobitub? Ja vastu jällegi jumala hea küsimus, ma ütlen, et sellist eeltööd täitsa super, mida te olete teinud. Et minu jaoks need 2 asja, ma eelnevalt ka seletasin, et rohepöörde võtmes on ju, et minu jaoks need 2 asja nagu päris ei võrdu. Ehk et kui me räägime ikkagi kliimaeesmärkide täitmisest ja kui me läheme kaasa selle nii-öelda rohehullusega, ühtpidi me peame minema, teistpidi meil on väga palju Eestis ära tehtud. Kõik oleneb sellest, kui palju ikkagi ettevõtted peavad investeerima. No ma toon hästi lihtsa näite ja kuidas siis taskukohast toitu ehk et toidu puhul puudutab siis kõige rohkem võib-olla isegi põllumajandust niimoodi otseselt, eks ole. Vähem taimekaitsevahendeid, mis on Euroopa Liidus eesmärgiks väga hea. Eestis neid nagunii kasutatakse tagant poolt vist olema kas teisel või 3. positsioonil. Ühtpidi ei vaja me kliima, meie kliima on selline, kus me ei vaja neid ja teistpidi meie põllumehed on piisavalt vaesed, et võimalikult vähe kasutada. Aga fakt on see, et natukene ikkagi ja erinevatel aastatel on vaja seda teha, kui me tahame mingitki saagikust saada. Ja siis tulevad toidutööstused ja mina olen kogu aeg toonud välja selle, et toidutööstustesse kumuleeruvad ehk et jooksevad kokku siis kõikide teiste sektorite kulud. Ja see on väga ebaproportsionaalne. Ehk et me kannatame iga asja pärast. No ma toon näite. Ostetakse näiteks uued veoautod. Esialgu on nad superkallid ka veel. Nii, loomulikult see kõik kajastub kohe logistikatasudes. Ehk et logistikatasud kohe tõusevad, sellepärast et autobaas või autoettevõte peab ju ka oma investeeringutasa tegema. Ja ta kannab selle edasi oma klientidele, ehk et kaasa arvatud ka toidutööstustele. No sellised väikesed asjad. Nii et hästi tore, ministrid käivad avamas elektrironge, elektriautosid, hüppavad siit välja, hüppavad sealt välja, sotsiaalmeedia on täis, meie tegime. Ja siis arvestage sellega, te teate ise, mõne aja pärast tuleb lihtsalt piletihinna tõus. Ja nii lihtne see ongi, et kõik on kahjuks omavahel seotud. Mida ma saan toidutööstuste poolt lubada, on see, et nii palju kui me vähegi saame, siis meie ettevõtted tõesti püüavad võimalikult taskukohast toitu pakkuda ja ühtpidi on ju väga lihtne, aga karm ka. Kui sa ei suuda oma toote ja toote hinnaga turul konkureerida ja turul püsida ja sinu tooteid ei osteta, sa lihtsalt kukudki välja ja lähedki pankrotti. Ja ka meie sektoris on olnud pankrotte, väikeettevõtteid, neid tekib aastas 100, te ei kuulegi neid, eriti raske ongi väiksematel ettevõtetel ja eriti ka mikrodel, lausa ühe inimese, ütleme pereettevõtetel,
kus on võib-olla tootmise nagu, no toote omahind on kõrge ja tarbijad lihtsalt ei osta. Ja kui tarbijad ei osta, siis on ju lihtne, sa ei saa toota. Sa ei saa toota, sa ei saa turul olla. See tähendab seda, et see sama väikeettevõte, ta peab leidma endale uue nii-öelda rahaallika või läheb ta siis sotsiaaltoetuste peale. No mis see parem on? Ikka parem oleks ju see, kui igaüks suudab ennast ise ära toita ja olla teistest sõltumata. Aga jah, vastab tööle, et kõik siin majanduses, kõik siin elus on omavahel seotud. Hea vaataja, pöördume siis ka teie poole. Ostke ikka Eesti toitu. Mina ostan ainult Eesti toitu, mina muud ei osta. Ja minu poolt veel kord suur tänu ja kummardus, sest me teame uuringute järgi, et vanemad inimesed ja eakamad inimesed on meie kõige parem sihtgrupp. Ilmselt ka sellepärast, et mäletatakse vanu maitseid, neid on olemas. Ja mina panen kaubanduskettidele südamele ka seda, et tõepoolest, kui teil Eesti tooteid sortimendis ei ole, siis mina kui tarbija ei saagi seda valida. Ma ei saa teha kahte valikut. Kui mul on, ja ma kutsun üles, et kui mul on siin kohupiim, ma ei tea import ja siin kohupiim, ma ei tea tere ja selle vahe on 20 senti, siis alati mõelge, keda te toetate. Kui te toetate teret, siis vähemasti jääb raha Eestisse. Kui te toetate ei tea keda, saavad teised õnnelikumaks. Aga seda me ju ei taha, sest meil on endal raha vaja ja meil on endal vaja, et meie inimesed saaksid tööd ja suudaksid kuidagi selle perioodi, kus on nii palju ebamäärasust, et me suudaksime selle üheskoos üle elada ja jaanipäev tuleb tasuta ja suvi tuleb ka tasuta. Need on 2 head uudist ja kõik ilusad. No sellel rõõmsal toonil me ka lõpetame. Aitäh kõigile vaatamast. Aitäh.